Armsad abituriendid, tundub üsna uskumatu, et 12 aastat kooliteed hakkab peatselt läbi saama, ees ootavad eksamid. Ees ootab iseseisev elu. Kui mina olin väike tüdruk, siis meeldis mulle väga vaadata, kuidas mu vanaema õuna koorib. Mu vanaema teadis, mis on nälg ja mu vanaema teadis, mis on puudus ja seetõttu oskas ta olla väga kokkuhoidlik. Ja kokkuhoidlikult ning austusega suhtus ta ka igasse õuna, mida ta kooris. Õunakoor tuli alati õhukene, peaaegu läbipaistev ja lookles katkematuna, kuni terve õun sai kooritud. Ma olin sellest vaatepildist lummatud. Ma olin lummatud sellest katkematusest ja ma võisin vanaema kõrval istuda tunde. Minu jaoks on katkematu õunakoor elukestva õpitee metafoor. Praeguseks hetkeks on teie õunakoor jõudnud katkematuna poole peale. Praeguse hetkeni on vanaema õuna koorinud ja aidanud koorel katkematuna püsida. Edasine aga nõuab juba teie tähelepanu ja hoolt. Tegelikult ei ole ju oluline, kas õppimise teekond jätkub katkematuna või mitte. Et kui võtta, et ega õuna maitse ju sellest ei muutu, kas õuna kooritud siis katkematu koorega või on see koor vahepeal katki läinud. Et õuna maitse on ikka endine. Et samamoodi on ju tegelikult õppimisega. Et isegi kui see õpitee vahepeal peaks katkema, siis oluline on see, et teie sees oleks hoiak, et õppimine on miski, mida te tahate oma elus edaspidi kogu aeg teha. Ja õppimine ei tähenda ju alati seda, et õppima peab ilmtingimata kusagil koolis. Õppimine toimub igal pool ja iga päev. Et oluline on tegelikult see, et te õuna lõpuni koorite, isegi kui koor peaks vahepeal katkema. Oluline on see, et te väärtustate õppimist praegu, oluline on see, et te väärtustate õppimist tulevikus. Segased ajad kestavad. Õppida koolis, õppida kodus, vaktsineerida või vaktsineerimata jätta, nohuga koju jääda, nohuga kooli minna. Eksamid tulevad, eksamid ei tule, dilemmasid on tohutult, dilemmasid on kogu aeg. Mina soovitan teil säilitada meelerahu ja tasakaalukalt ikkagi oma õuna edasi koorida. Eksamid tulevad ja pange ennast siis proovile ja vaadake siis, kuidas teil see pingutust nõudev ülesanne läheb. Ma soovin teile tugevat tervist ja head põrumist eksamitel. Tere minu kallid nublud sealt 8 aasta tagusest ajast. Nii nagu öeldakse spordis, on läbida jäänud teil veel see viimane raske kurv ja ees terendab juba nii-öelda siis finišisirge. Mõeldes teie huvide, mis teile meeldis tol ajal 4.–5. klassis, püüdsime teile kokku panna sellise innustava lause, mis äkki aitab teid sealt raskest eksami ajast edukamalt läbi saada. Äkki tunnete oma iseloomusid või huvisid seal ära. Ja kõlaks see siis niimoodi, et läbi luulelembuse, suurima südamlikkuse ja heatahtlikkuse, läbi mõnusate mandoliiniviiside, mudellennunduse kõrguse, läbi tantsu ja kauni laulu, balleti kergusega ikka eksami lõppude poole. Soovin teile kõike paremat, head eksami õnne ja hoian kõvasti pöidlaid. Olge tublid! Tere, mina olen Jüri. Olin paljude teie klassijuhataja 2 vägevat aastat, kui te olite 8. klassis.
loodan, et olete tänase pidupäeva või siis nostalgiapäeva, kuidas keegi võtab, puhul ikkagi sellised korralikud esimese klassi riided selga ajanud, millega igapäevaselt natuke nagu veider käia oleks ja saate veepüssiga otsa õhku lasta, et see vesi teil ikka endale pähe kukuks. Mõtlesin teile pikalt, et mida ma räägin teie ja ma tulid päris mitmed sellised mälestused või emotsioonid meelde. Esiteks üldse see, et algselt ma ei pidanud teie klassijuhataja olema ja minu plaan oli Kiviõlis olla 2 aastat ja siis edasi liikuda. Aga see, et tegelikult ikkagi teie minu oma klassijuhatajaks valisite, hoidis mind Kiviõlis kinni 2 lisaaastat, mida ma algselt teha ei plaaninud, aga mis olid nagu niivõrd ägedad. Küsisin oma elukaaslase käest, et mis tema esimene mälestus on või sellest, kas ma rääkisin midagi oma klassist. Ja ta ütles, et mis mul endal meelest läinud, et ma olin öelnud ühel teidil, või suhteliselt esimesel, et jah, et mul on 16 last. Ehk siis te olite nii omad, nii nii-öelda kokku kasvanud ja tegelikult see soe tunne saadab mind tänini. Teiega oli alati vahvad ja kingitused olid totrad, nagu siiralt totrad. Küünal, millel oli kiri, et meie armastus nagu küünal, kui see põleb, annab see sooja, kui ma teid unustan, põletada mu maja maha. So far so good, ei ole unustanud, ausalt. Ma sain teie käest date'imisflyerid, nagu seriously. Kus oli photoshopitud minu pea mingisuguse ultra trennipoisi keha külge, mida tuli siis väidetavalt laiali jagada kuskil, kus iganes. Kes tuleb sihukest asjade peale? Ja muidugi saime WC-paberit teie käest, mida tuli kasutada ainult äärmisel ohukorral ja läks vaja. Mõned mälestused. Muidugi meenub 2 asja kohe. Esiteks Rootsi reisi sellele eelnenud inimjaht, kus Juff ja Hedi täna rääkisid ka sellest, mis nagu kõik korda sai toona saadetud. Siis muidugi koolis ööbimised ja see möll, mis koolis käis, need peituse mängimised. Mul pole vist kunagi peitust mängides nii lõbus olnud. Ja muidugi ka see, et ükskord sai evakueerumist harjutatud ja siis Päästeamet otsis Hedi taga mööda kooli. Õnneks oli vale häire ja Hedi magas. Ja muidugi see üldine see õiglustunne ja need emotsioonid, mis teiega alati kaasas käisid, et kui palju tunde sai ju tegelikult nii-öelda maha kantud sellega, et mingit muu teema oli aktuaalsem ja kui palju me rääkisime sellistest päris eluasjadest. Edasi saab põnev olema. Küpsuseksamid ja lihtsalt mõned mõtted sellega kaasa. Punkt 1. Su lemmikpastakas ei tööta eksamipäeval. Võta kohe järgmine. Teiseks, tee oma naabri gaasiline jook enne eksamit lahti, sest kui see Fanta või Kokka plahvatab ja see sinu eksamitöö ära määrib, suht su nigel. Ja ma usun teisse. Tehke ägedalt ära, tehke ägedaid asju ja ma siiralt loodan, et teist on veel palju kuulda. Ja nagu me alati ütlesime, et ärge tehke midagi, mida teised ei teeks meie klassist. Jõudu! Guten Tag, liebe Tele. Ein wichtiger Meilenstein ist erreicht. Mögen alle deine Träume und Wünsche für die Zukunft in Erfüllung gehen.
Mögen dir stets die richtigen Türen offen stehen. Ich gratuliere dir zur Beendigung der Schule und wünsche viel Glück und Erfolg im Leben. Es war nicht immer leicht, aber jetzt ist es geschafft. Die Schulzeit ist vorbei. Blicke nicht zurück auf das, was hätte besser gelaufen können, sondern schau mal nach vorn. Mach das Beste aus jeder Situation und bleibe stets offen für neue möglichkeiten. Дорогие Данил, Андрей, поздравляю с окончанием школы и от чистого сердца пожелать хочу идти по жизни, придерживаясь курса счастья и удачи, стремиться к своей заветной мечте и верить в себя. Пусть взрослая жизнь будет полна новых возможностей и перспектив, блестящих идей и успехов. Ja kõikidele mina soovin edu, tervist ja leida oma tee elus. Koolis saate kaasa eluteele targa pea ja rõõmsa meele. Olgu teie tulevane elu väga rõõmus ja ärge unustage ka chillida. Head abituriendid! Nii tore on olla tunnistajaks sellele, kuidas ülemeelikutest kooliütsidest sirguvad asjalikud noored inimesed. Meie ühistest inimeseõpetuse tundidest põhikoolis meenub, et tegu on ühe väga elava, emotsionaalse ja mänguhimulise seltskonnaga, kes vahest lausa pööraselt aktiivsed ja iseteadlikud. Tänaseks on teist kujunenud mõnus väike rahulik seltskond, kuid kirge õhkub endiselt ja seda just väljaspool tavapärasest klassiruumist. See on see, kus mina teid nüüd märkan. Christopher, kui palju üritusi oled aidanud teha eriliseks oma mõnusa sõnaseadmisoskusega ja etlemisoskusega. Suur aitäh sulle selle eest. Aitäh Johanna ja Doris kaunite tantsude eest. Hedi, kui pühendunult oled käinud oma rada nootide ja laulude maailmas. Aitäh sulle, et oled meie kontserte ilmestanud. Sander, kirglik naljamees, lõbus, siiras, sõbralik. Sa võiksid vabalt jagada kõike seda pisut ka teistele ja ikka jääks sinusse palju positiivsust ja rõõmu. Kasper kirglikust mürakarust on kujunenud üks tasakaalukas noormees. Sa oled abivalmis, asjalik, kohusetundlik ja kui sina jagaksid osa nendest omadustest teistele, jääks ikka alles Kasper, kellele võib loota, kes peab sõna, kes pakub abi seal, kus ta näeb, et seda vajatakse. Kõiki teie klassist ma päriselt ei tunne ja kuid olen täiesti kindel, et kõigis teis on olemas see kirg, mida te kiirgate just seal ja nende inimeste juures, kus teie kirg välja lööb. Ma soovin, et te kõik järgiksite seda sädet, mille järgi hing tuld võtab. Esmalt tehke mõnusa põlemisega oma viimased koolitükid, eksamid ja seejärel järgige sisetunnet. Minge ja avastage see oma huvitav teerada. Ma jagan teiega lõpetuseks mõned nunnud hetked sellest teerajast, mida te Kiviõli esimeses keskkoolis juba läbinud olete. Mõned üksikud vahvad pildid. Ja ma soovin teile toredat, lõbusat, meeldejäävat viimast koolipäeva ja loomulikult head põrumist eksamitel.
tere, hea 12. klassi noor. Viimased õpetussõnad Kilumetsa poolt ka. Kõigepealt tahan öelda, et inimkond on juba suutnud lahendada probleemi näljaga. Inimkond on kohe-kohe võitmas niisugust asja nagu surm. Ja juba praegu on inimeste keskmine eluiga jõudnud sinna 90 piiri juurde. Kui teie lapsed ükskord sünnivad, siis on ta kindlasti seal 100-110 juures. Eeldus on see, et te püsite terved. Ja kolmas asi, millest me oleme ka aru saanud inimkonnana, on see, et sõda ei toimi. Me peame arvestama sidemetega üksteise vahel ning me peame leidma võimaluse, kuidas koos eksisteerida. Aga see, mida me inimkonnana võitnud ei ole, me ei ole suutnud võita rumalust. Ja see saabki olema teie põlvkonna üks niisugustest ülesannetest, millega eluaeg tegeleda ja mida oma elu eesmärgiks võtta. Mis teile siis tee peale kaasa soovida? Soovin, et te toituksite tervislikult, mõtleksite positiivselt, et vihastamise asemel hoopiski imestaksite ja unistaksite, oleksite uudishimulikud ja head. Siis on kõik elus korras. Mõnusat kulgemist. Kallid abituriendid, täna on see päev, mida te olete oodanud. 3 aastat tagasi mina sain teada, et olen teie klassijuhataja. See oli minu jaoks uus roll ja väljakutse. Ma olen väga tänulik teile, et te olete nii sõbralikud, tolerantsed, abivalmis. Te olete väga ägedad inimesed. Ja tänu teile minu uus roll oli väga-väga huvitav. Te olete kõik erinevad oma loodusega, unistusega. Teil on oma huvid, igal on oma iseloom, huumorimeel, aga kõik koos te olete suurepärane tiim. 3 aasta jooksul oli tehtud päris palju tööd. Aga see on ainult alus ehk vundament, mis on vaja edaspidi veel tugevdada. Üks vana sõna ütleb, et õpetaja avab ukse, aga sisse pead sa ise astuma. Teil oli palju õpetajad, see tähendab, et teie ees on palju avatud ukse. Tehke õige valik. Ma soovin teile edu, õnne, kõikide soovide täitmist. Ja olge terved. Edu eksamit